nii, no kas alati on kõige parem, aga ma olen ise oma praktikast näinud, et kui midagi vaevab, siis mis aitab meelt puhastada, on liikumine looduses ja valu lükata käima on siis keha liigutamine. Et ta on valus, mõistusele võib-olla ütleb, et ai, kuule, äkki ei peaks tegema, et võib midagi juhtuda, aga sa tajud alati ära, kui palju sul keha jõuab teha. Ehk keha annab märku, kui tõesti davai, nüüd puhka. Aga selleks alustame siis. Kõigepealt on selline, raputad lihtsalt. Tuled mõnusalt, hingad. Laseme selline, vahepeal lasen isegi 5 mintsa, 10 mintsa, oleneb. Aga kuna täna ma siin hetkel filmin, siis tegelikult ei ole oluline, kui pikk see on. See võib ka olla 10 minutit. Sellepärast, et oluline on, et oluline on teha ja tunnetada ja hingata. Ja samas alati ütlen endale peas, et keha lõdvestub iga hingetõmbega. Energia läheb käima. Ma tulen kohale. Kõik, mis ei ole minu, lasen minema. Ja läbi selle tegelikult aktiveerin, ka läbi mõtlemise aktiveerin enda keha ja siis läbi liigutus, et kõik on oma vahel sünkroonis liikumises. Issand, kui hea näed. Kohe kehal on nii rõõmus, et ise hakkad ka naerma ja see ongi see, mida elus vaja on, rõõmu. Rõõm on elu alus. Ai. Ja see on hea, kui hommikul tõmban keha käima, siis on see, et kui ma lähen midagi tegema, siis keha on juba soe ja tegelikult ei saa tulla nii-öelda ka vigastusi, sellepärast, et keha on soe. Kui keha on soe, siis ta paendub, igatepidi toimetab ja tegelikult jah, on lihtsalt väga mõnus. Nii. Korra jään seisma, tunnen, kuidas käed surisevad ja jalad ja rindkere ja see on meie enese energia, mis meie sees on. Nii, mis siis veel? Sellised põlvest lased nõksu ja lihtsalt paned käe üles ja viskame selline 50 korda. 2 ja hingan. Kümme. Sest keha meil tahab ikkagist liikumist. Vahel peab seisma ka. Aga kui vaadata ajalugu, siis vanasti inimestena me liikusime ju kordades rohkem. 20. Ja infot oli vähem, infot oli sama palju, aga me ei tarbinud seda nii palju. Ja veetsime maja ikkagist looduses. Ja see on ainuke, mitte ainuke, vaid see on üks kiirem viis kooskõlas loodusega endaga 30. Ja väljas liigutades me keha väsib ära, meil on parem uni. Me liigume ringi. 40. Ja jälle, et keha lõdvestub. Eesmärk
kui on nii öelda, siis keha võimalikult lõdvaks saada. Nii, jälle korra puhkame. 5 hingetõmmet sellist mõnusat. Nii, mis siis veel? See minu favorite, lemmik eesti keeles. Panen ka English speakingit vahepeal ja selline kätevisked ja samas puus ka, see on kogu keha. Niimoodi viskad ja jalaga teed sellise nõksu vastasjalaga ja tunned, kuidas kui hea. Ja neid ka võiks mingi soti panna. Sott on hea. Ütleme 15 on praegu. Ja võid niimoodi patsutad laba käega veidi neeru. Hinga. Kuskil laulab linnuke väga ilusasti. Liblikas lendab. Näed, sa tuleb minu juurde. Seal on veel neid kahekesi. Oi, kui armsad. Nii, ei teagi. Näed sa, tervist, sõbrake. Huvitav sõna on see. Ma ei tea. Aga tegelikult ju tean. Lihtsalt tuleb küsida. Nii, tuul on ka täna metsik. Ja kollaseid lehti juba langeb. Sügis on tulemas. Aga enne naudime suve. Nii, okei. Jälle väike paus. Nii, kärbes mulle siin nabakarvade vahele tulnud. 2 tükki lausa. No, eks neile ka meeldib keha peal olla. Nii, mis siis veel? Selline. Patsutad õlad. Viskad. Ja seda ka 1 50. 10. Kakskümmend. 30. 40. Ja kui alguses ei jõua nii palju, tee 10 või tee ka 5. See on ka täiesti okei. Aga jah, et kui keha ikka väga palju valutab, siis tuleb tasapisi niimoodi, et 5, siis võib-olla järgmine tund teed jälle 5. Neid arvutusi võib igal hetkel teha, oled bussis, ootad kedagi kuskil. Nüüd ongi kohe täis. Nii. Ja kui tunned, et 50 ei jõua, tee 5, tee 1. Ops, okei, homme teen 2, ülehomme 3.
väiksed asjad. Ja tegelikult see väike on väga suur, kui sa juba teed midagi uut, mis muudab tavalist nii-öelda elu trajektoori, viskad sinna mingeid huvitavaid asju sekka, siis on lõbus. Nii väike vindmill ka, tuuleveski. Tunned, kuidas näpud lendavad. Teistpidi ka. Nii, okei. Nii. Üks on siuke mõnus. Kerepöörded. See võtab mõnusalt läbi. Nii, vahepeal hingame. Niisiis kere, siuksed pöörded ka väga mõnusad. Opa. Ja on mõnusalt tunda, kuidas siit säär kõik venib. Nii, ja tegelikult on ka mõnus, kui niimoodi hästi vaikselt minna. Iga kohta nii-öelda tunda. Teistpidi ka. Vahel ei ole kiiresti, vaid annan aega, sest aega mul on. Ja mida aeglasemalt ma liigun, seda rohkem ma endale aega juurde tekitan, kui saab nii öelda. Sest ajaga saab mängida. Kui ma teen kiiresti, siis kõik liigub kiiresti. Aga kui ma teen aeglaselt, siis ma enda puhul näen, et ma olen rohkem kohal, keskendunud, teen rahulikult, jälgin iga liigutust ja siis ka aeg saab tehtud. Kui saab see tegu kiiremini tehtud. Võtab kohe haigutama. Kuskilt läheb midagi liikvele. Issand, kui mõnus. Võib käed ka veel siia juurde tuua. Silitan muru ja paitad taevast. Samal ajal hingad. Issand, kui ja teistpidi ka. Nii, ja siis võib natukene lihtsalt siin venitada ennast. Tõmba sirgeks. Aia. Parm oli. Muidugi. Tunne veel, mis sul ise keha tahab teha. Et kus on pinges.
et läbi nende harjutuste, läbi nii-öelda spordi liikumise saab väga tugevalt tulla kehasse ja siis tegelikult tunned kõike, mis toimub. Ja mina näiteks tunnen praegu, et ma pean oma tuharaid ja sääri lõdvestama. Seda ma teengi ujudes. Need on praegu pinges on. Nii. Ja mis veel siis? Panengi praegu otsad kokku, võib-olla lõpetuseks. Väike raputus. Jalad nii puusad ja laiuselt laiali. Ja siis lihtsalt annad minna. Ja nüüd seisan 10 hingetõmmet täiesti liikumatult.